Kõige põhilisem alus, milles lähtutakse vaidlustes, on see, et millised omadused pidid siis müüdud sõidukil olema. Ja seadus on selle koha pealt selge, öeldes, et müüdud ese peab vastama lepingu tingimustele. Praktikas loetakse, ütleme, nendeks lepingu tingimusteks müügiesemel ka ostu või müügikuulutuses esitatud omadusi iseloomustusi. Seega, kui te olete sattunud siis automüügi kuulutuse peale, ma soovitan see kindlasti endale salvestada või teha ekraanikoopia. Kusjuures paha mõte ei ole ka see, kui müüjalt küsite veel juurde omadusi sõiduki kohta ja üldse sõiduki ajaloo kohta. Ja kindlasti soovitaks sellist dialoogi läbi viia siis kirjalikult maili teel, Facebooki teel, Skype'i teel, kes mida kasutab, kuidas soovite. Et siit nagu üks selline oluline tähelepanek oleks see, et kui ikka müügikuulutuses on öeldud, et sõiduk vajab remonti, siis ilmselgelt pärast, kui see sõidukiga on tee äärde jäämine, enam see käima lähe, siis ei maksa nagu hakata vaidlema. Sest see oligi, ütleme, lepingu eseme tingimus, et ta on remonti vajab. Ja? Aga kui sellist infot nagu ei ole juurde toodud, siis ikkagi võib ja saab eeldada, et sõidukit on võimalik kasutada selleks, milleks ta on ette nähtud, et sõitmiseks. Ja kusjuures on üks selline laialt levinud väär arusaam, et kui tegemist on kasutatud vana sõidukiga, et siis see võibki nagu laguneda. Ei ta või. Et kui ikkagi müügikuulutuses on öeldud, et tegemist on sõidukorras, töökorras autoga, siis lepingu tingimuseks ongi see, et müüakse ikkagi töötav sõidukeks. Soovitaksin kindlasti enne ostumüügitehingut kontrollida nii müüja enda tausta kui ka sõiduki tausta. Ja oluline on siin teate silmas pidada seda, et kes on siis sõiduki tegelik müüja. Ega see ju, kelle andmed on välja toodud teil, ütleme, müügikuulutuses, ega tema ei pruugi olla ju sõiduki omanik. See on laialt levinud olukord, et äkki müüjaks on hoopis vahendaja, nii edasi. Et oluline oleks teil ka kindlasti tuvastada see isik, kes on sõiduki tegelik omanik ja tema kohta uurida natuke tausta. Kas tal ei ole seal võlaprobleeme ega kelmustega seotud midagi taolist. See on päris oluline, et vältida selliseid halbu üllatusi pärast. Teine asi, kindlasti tehke ka sõidukile taustauuring. Hõlpsalt on võimalik ju saada, kui seda ei ole müügikuulutuses avaldatud, siis sõiduki number, VIN-kood ja Maanteeameti leheküljel on tasuta võimalik pärida selle kohta. No kõige põhilisem, mis peaksite siin nagu tähele panema, oleks see, et sõidukil ei oleks müügikeeldu. Müügikeeld või arest on siis see, et kui näiteks kohtutäitur on arestinud sõiduki põhjusel või teisel või mõni muu asutus, näiteks prokuratuur, maksuamet, mis tahes 3.4. Et see on see, mida tuleks jälgida. Ja tean, et on internetis ka selliseid lehekülgi, mis väikse tasu eest teevad teie eest taustauuringu sõiduki VIN-koodi kohta, et kui näiteks sõiduk on Euroopas tarnitud mujalt, et mis ta ajalugu on tal seal olnud siis avariisi ja nii edasi, et ilmselgelt avariilise sõiduki ostu puhul on nagu nii kõrgendatud risk, et seal nagu hiljem vaielda on, ütleme, positsioon kindlasti kehvem. Kui te olete nüüd siis sõiduki välja valinud, olete ka taustauuringu teinud, siis oleks kindlasti väga hea mõte teha üks proovisõit sõidukiga. Ja ei ole sugugi paha mõte, kui te viiksite sõidukiga näiteks ülevaatuspunkti ja laseksite seal üle vaadata. Ja võiksite teha ka, ütleme, sõidukile selle niinimetatud arvutidiagnostika, et see näitab kindlasti ära, et kas seal on neid vigu kustutatud ja mis seal see tegelik olukord on. Tuleks tähele panna nüüd seda siin, et kui näiteks müüja hakkab teie nende ettepanekute peale seal puiklema, ta ei soovi proovisõitu lasta teha või rääkimata siis seal ülevaatusest diagnostikast, siis võib küll julgelt eeldada, et midagi on kehvasti, et midagi püüab see müüja teie eest varjata seal. Aga eks siis võib-olla selle pinnalt on teil võimalik hinda kaubelda. Aga eks see on igaühe otsus, lihtsalt, et mina tahan tähelepanu juhtida, et sellisel juhul tundub risk suurem olevat. Ja kui olete siis ära teinud ülevaatuse, proovisõidu, diagnostika, kõik endisel klapib kenasti, soovitan kindlasti sõlmida ja peab kusjuures sõlmima ikkagi kirjaliku ostumüügilepingu, kus on siis välja toodud sõiduki tegelik müüja, kes on siis, ütleme, just nimelt passi järgi omanik.
Ja kui jõuate siis nüüd sellesse faasi, et hakkate maksma, kui te näiteks maksate ühe korraga sõiduki eest välja, siis soovitan kindlasti see ülekandega teha ja kusjuures. Kui siin nüüd hakkab müüja rääkima, paluma, et te sooritaksite ülekande kellegi teise kontole, kui on müüja nimi, siis see on ka kindlasti üks selline koht, kus peab tähelepanelikuks muutuma, et mis on need põhjused, et müüja ei saa enda kontole raha lasta, et midagi tundub valesti olevat. Juhul, kui te näiteks hakkate sõidukit ostma siis liisinguga, järelmaksuga, siis kindlasti soovitan võtke aega lepinguga tutvumiseks, enne kui te kiiresti seda allkirjastaksite. Et lepinguga tutvuda on oluline just seetõttu, et pärast, kui tekivad probleemid, arusaamatused või teie jaoks ebasoodne olukord, no siis on natuke hilja, sest teil on olemas ikkagi leping, mis on mõlemale poolele täitmiseks kohustuslik. Ja seetõttu tulekski lepinguga enne ikkagi tutvuda, sellest põhjalikult aru saada, miks mitte ka esitada omi ettepanekuid, mõtteid, et lepinguga tutvudes ärge kartke nagu ennast näidata rumalana, et küsigegi, et oluline on ikka aru saada, millele te alla kirjutate, et see on päris oluline teave. Siis näiteks võiksite esitada ettepanekuid oma mingisuguste punktide tingimuste osas sisseviimiseks, pole paha mõte küsida ka müügigarantiid, kas see kehtib peale ostmist näiteks ja nii edasi. Et nendes asjades olge väga tähelepanelik. Kui siis olete ära sõlminud ostumüügilepingu ja müüja on andnud ostjale sõiduki üle ja ütleme, see tehti siis selliselt, et Maanteeametis koha peal ei vormistatud omaniku ümber, et see jääb siis nagu ostja kohustuseks ise ümber vormistada, siis mina tegelikult soovitan müüjatele küll, et teatage Maanteeameti kodulehe kaudu, tähendab esitage seal võõrandamise teade. See on nüüd selline toiming, et kui te olete selle ära esitanud, siis teie pealt läheb rahaline vastutus seonduvalt sõidukiga täielikult maha ja läheb ostjale. Seda olukorras näiteks, kui ostja saab seal liiklustrahv, ostja auto teisandatakse näiteks tasulisse parklasse, tekivad seal mingid kriminaalmenetlused, asjad, et selle vältimiseks, et teie kaelale enam mingit rahalisi kohustusi ei langeks, on hõlpsalt võimalik esitada Maanteeameti kaudu võõrandamisteade. Et need on, ütleme, need põhilised aspektid, mida tuleks siis arvestada ja teada kasutatud sõiduki ostmisel. Ma tänan kuulamast, usun ja loodan, et igaüks sai siit mõtteid ja kindlasti ideid, kuidas siis hajutada riske ja kuidas käituda probleemi korral.